kõige tähtsam asi, ma olen võtnud asju, et mul on hästi korral. Need komponendid on mõneskond puudu, ma pidin seda. Ma ei tea, jah. Ma tean, mis sama on. Ma ei oska öelda, mis praegu mina olen. Küllap peal. See oli kahelt poolt ja niibin nabin mahtisid läbi. No nii, tänud, et säästedele söödalavale nii-öelda liha tõite. Muidu ma siin üksi nad imevad mind kuivaks täpselt sellest. Sa tegeled selle säästede kasvatamisega? Säästed on teine tegevusala, jah? Teadan esindust. Oota, mis me täna teema üldse oli? Korpustalud, eks ole? Jaa, üldse mesindamine. Laiendamine ja kõik need vägid ja siis kogu see põhimõtteliselt. Kui nüüd sügisel on selline situatsioon, et tõesti see haue ei mahu nagu ühte korpust ära, siis jääb 2 peale. Aga enamus on ennast 1 peale. Ja esimene kevadine laiendamine siis on korpus läheb peale, 8 ülesehitukäri, 2 kunstkäri on nagu selles esimeses korpuses. Nüüd aeg on sealmaal, et läheb 3. peale, siis see läheb nüüd 2 vahele, milles on siis 6 kunstkärgi ja 4 ülesehituid tavaliselt. Ja üldjuhul läheb niimoodi, kui panen 4. siis paljud on ka emaotusvõre, aga sel aastal nagu see pagana laiendamisprotsess on nii kiirenud, et lihtsalt ei ole seda emavõret nagu aega veel panna olnud ja kuna tolmuvõrd on ka, siis nad hakkavad emavõre pealt lendama ja seda ma ka ei taha. Et siis praegust on osad on 4 peal ilma võreta, et mul ema seal, kus heaks arvata, seal kus tahab. Et nüüd, kui selle tolmukogumise ära lõpetanud, siis läheb see ema nagu eraldatakse kindlalt alla ära 2 korpusele ja ülejääk läheb siis võre peale. Küsige ka vahepeal. Paljundad neid, et mis meetodil? Paljundamine käib põhimõtteliselt lendpere tegemise teel ainult. Lendpere siis? Et kui on näiteks 3 peal või 4 peal, mis iganes, siis ühe korpuste komplekteerin sellised kärgi. See on sööta, natuke suira, 3-4 kinnisauet, satub mõni ravasauet ka. See läheb kõige alumiseks korpuseks vana koha peale, sinna peale läheb tühi korpus, tühjade kärgide korpus. Ja jääb ta 2 peale. Vana läheb koos kõige kolinaga natuke oma teemale teise koha peale. Vana emaga siis, jah? Vana ema läheb nagu mujale. Eile tegid ka oma. Jah. Et sel aastal ma olen hädapäraseid peresid poolitanud, 14 tükki enne just lugesin kokku, on juba pooleks teinud. Et niimoodi ma suurendan. Muidugi saaks suurendada oluliselt lihtsamalt, mitte lihtsamalt, vaid nii-öelda intensiivsemalt, aga kuna mul lihtsalt ei ole vaja nii palju suurendada, siis võiks ju teha 2 korpust, tõsta eraldi, kasvab tema, ongi juba 2 peret, eks ole. Või võtta 2-3 kärge, tee lihtsalt nii-öelda võrsikud ja on ka võimalik. Aga mina niimoodi ei tee ja siis, kui mul on nii-öelda see pered arv täis, kui mul on katused põhjasid ei jagu, eks ole. Et siis ma teen nüüd niimoodi, et teen samamoodi lendpere alla, aga siis läheb nagu vahekile ja teine lendla ja vanaema läheb üles teises suunas lendama
nagu teen sama asja koha peale 2 peret. Alla läheb siis kasvatatud kupp, üldjuhul ma panen kupuna, väljuva kupuna. Ja siis kui on all tema ära paaranud, eks ole, siis ülemine ema läheb lihtsalt likvideerimisele või kuhugi kus vaja on kellel. Ja enne peakuret või siis peakuret ajal lasen nad nii-öelda kokku üheks perest tagasi. Et niimoodi see protsess põhimõtteliselt käib. Ma õigete põhjadega, peantaks põhjadega ei ole võimalik tolmu võtta. Aga oma tehtud korpus kruvidega õidame kogu aeg kinni. Selle käetoel külge vihmatugi või see vihmavari. Ja lihtsalt on nagu teisipidi kehatud, et õige lendaga on nagu praegust teisel poolel. Kui selle lend ära võtan, kui selle kogu eest ära võtan, siis keeran pärast lihtsalt kastide käigus selle õiges suunas jälle ja ongi kogu lugu. Ja omad kastid, eks ole, omad katused. Siin on topeltpidel lihtsalt. Siin on 5 senti villa nagu sellest muud soojustust ei ole, talvel on kile, siis on see tuuletükkel plaat ja see plaat on rohkem selle jaoks, et seda kiled kinni hoiaks. Ja kevadel siin tuulega viib seda lihtsalt kile ära, ei ole võimalik katust peale panna, siis on ta lihtsalt selleks, et ta hoiaks seda asja kinni. Nii, vaatame sisse ka siis. Kui nõelata saab, siis on enda süü. Sa neid liistusid üldse ei kasuta, ei ole aega. Liistusid üldse ei ole, jah. Mis tõu see on? Ta on nagu see itaalase laadne rohkem ikkagi. Tähendab, ma olen Soomes tulnud Itaalia. See, et ei lähe kokku. Näed, siin juba saab vaadata ka. Nii et igal ühel ikkagi näppida ei lase, eks ole. Ja see on ka tegelikult mingil määral ikkagi oluline, et mitte, et igaüks tuleb ja teeb, mis tahab, vaid nii-öelda ikka natukene seisavad enda eest. Ikka seisavad enda eest. Sinna kleepuma selle peale, et ta ei kuku alla, vaid nii-öelda tükib sinna jääma, et mis see meil täna siis on. Noh, nii palju on praegust tolmu. Et noh, miskit on. See on tänane, jah. Hommikune tolm. Ema ootas mune on vahepeal, mis on nüüd eest kinni pandud, nad siit lennata ei saaks, kuna mul on tolmu vaja. Ja üleval on siis vahe meekorpus ja need asjad, üleval on siis lahtimise haudme vahel on emakasvatuskäred ja emamune palv. Vaatame, kas saame, ma ei tea, kui tigedam on, eks ole, aga vaatame, kas saame midagi siit näidata ka. Mett on koos. No mett on haudme palv, jah. See on koondatud nüüd niimoodi kokku, et nad on, ma esimene vageldan ära, siis need, mida ei võeta vastu, need ma nii-öelda vageldan paar päeva hiljem uuesti. Et need on nüüd nii-öelda esimese kohaga vastu võetud. 18. on ta pandud. Ja need ma siis nii-öelda enne koorumist nii-öelda jagan laiali. 22, vabandust, jah. Pärast räägindada. 4 on eelmisest korrast ja ma eile või üleeile vagasin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, noh, 2, 3, 4 tükki pole võetud tollast latsust. Et täis täis. No, kui kõik asi on lahtine, eks ole, et natuke nakatakse ääres kuskil kannatama, aga põhimõtteliselt on kõik lahtine. Noh, siit natuke hakkab minema. Ühesõnaga kogu aeg natukese mett, nad ei taha ehitada sees olla, mina ei tea, mis nad tahavad, ilmselt tahavad vastu süle minna. Oi, mina ei tea, see on pooleks vastatud asja. Panite Venemaa oma, et ma tšaukivad kõik. No ilmselt 5 mil, jah, aga nad ongi. Tolm on muidugi see, et praegust ei taha hästi läbi kukkuda. Hästi läbi kukkuda. Aga sellest ei ole hullu midagi, nad tööse märivad selle augu uuesti tühjaks juba ära. Et hommikul on jälle puhas. Kärge tõesti. Ma ei käi tegelikult suva läbi, et praegust teen esimene kaks, et ma teen suva tööle. Ma teen niimoodi, et kui ma nüüd pere poolitan, siis teen neid nii-öelda alla lendele üles vanaema, siis ma teen pere pooleks ja panen kohe emakohast, need emad on need pandud nii-öelda paagud peredele. Paagud on pakkunud, jah. Aga kui ma vaatan, et ma poolitan tegema, siis pere pooleks ja emad pakkunud. Siis seal ainukene probleem ongi, et nad tihtipeale ei paaru õieti. Nad juhtub, et midagi juhtub. Aga see on üleval teine ema olemas. Ja nüüd ma sel aastal teen ilmselt reservimad ka, et sama korpuse peale
lihtsalt öö kadud 4, eks ole, et igas suunas lendama, igas väikses osas 2 haavi peal 1 ema. Et need jäävad mul nagu reservemadeks, et pärast saab seda asja ka näha. Nii. Küsimusi? See ema, see on praegu müüa ka või? Ei ole. Üksi pole veel koorunud. Tavalise ma ei müügi, ma niimoodi kasutan mingisugune 3-4 aastat ainult, eks ole, ma ei julge neid, mitte julge, vaid nii-öelda ei taha neid otseselt müüa, kuna kes teab, mis ta ei ole ka tehtud, mul ei ole siis päris head algmaterjal. Kupukohan pärast alla. Lõikad au sisse ja Mida? ise torkad. Pärast tuas näitan. See on selle nii-öelda see meie, selle panen tavaliselt kõrvale siia lihtsalt kuhugi seisma, sest mul pole kuskile mujale panna. Ühe peab välja võtma. Sul praegulikud asi võtad, Noh, agand. Vabandust. Et noh, mis haua see on? See ei ole mingi haua ju. Siis on alt vähik ka. Olid kupud ka seal juba küljes, jah? Noh, juba kupud ka, noh. Auplik asi, eks ole. Selline ei peaks olema, kui tema Soomest olid nemad ja teeb oma väikse muna siia sisse ja... Teise aasta ema on see? Eelmine aasta saadud ema. Näita kuppu ka. Äkki järgmise peal on ka. siin on kaugud sees, No täiesti augud sees, sellest ei saa ju nii-öelda palju. See on algus on. No see on algus jah, ta veel ei ole. Kus tema ise on? No kas kurat seda teab, kas ta on 4 kohtas veel laiali praegust? Et ta on seotud ja kus ta tahab. Aga ei ole suurem. Hakkame siis siia peale, hakkame selle kõige tähtsama asjaga meie hoopmisega peale. Selle siia, teisi pidi. Oli seal peab, eks ole, bussi taga täpselt õigesse kohta, see toetub knapina selle tagumise teele peale sinna, kõik asi käib perla siit tehase tagasi. Mitte ühtegi korpust ei tõsta käsitsi. Laisk inimene üldse töötab. Absoluutselt. Ei ole laik. Et seal nüüd vastavalt, kuidas koormus tõuseb, see asi liigub, et nagu selles mõttes on väga hea. Laiskus on edasiviiv jõud. Tähendab, point on selles, et ennem ei olnud probleemid, ennem oli buss oli tagasuugiga üles. Siis ajasid vastu siia väike rant tekkis, vahet pead umbes üle kõik, eks ole. Nüüd mul on ustega, kui kuidagi moodi ei saa. Uksed ei avane ka täis 90, eks ole, natukene jah niimoodi. Siis on vaja midagi leida. Noh, see oli väga üldiselt hea leida. Nii. See on see metskonna see... See on vana mets. Siin on kindlasti palju erinevaid väikseid ruume, et nüüd ma olen ta siin natuke lammutanud ja natuke ümber teinud, et see on ainult 2 ruumi. Näiteks vett ja kodusagil on suutnud. Ja külmvesi. Korraga sisse lasin käima, pool tundi on sööd valmis. Ootan on siin peal, otsa võlli otsas. Väike tipik on sees, pool tundi valmis, sööd läheb selle kumbaga ja voolikub läheb bussi, kus on siis tonine kandine see paikmast kütt, eks ole. Ja saab siis selle jagan nagu sööd laiali. Et see väiksest balansist välja. Bussist peab ikka teadusest. Bussi ämbade eest sööta, annan sinna, näita kus töötab ka, siis on. Vaikselt. Külma veega. Külma veega, kõik söötab külma veega. Avane kaevvesi. Avane kaevvesi, ma veel tegelikult, mul on vesi on natukene kehva ja pidid kaev kaitseks jääma. Siin siin 2 kilti eemal on arteese kaev. Seal on sinna kraam pandud, iga põllumehed saavad mürgitamise jaoks vett võtta, mis iganes, poolik otsas ja lasen endale nii-öelda selle samuse tonnise vett on siia siin küttidesse, läheb üle ringusse. Et selle asja ma sain täitsa tasuta, lihtsalt ühest tuttava käest, et see on mingi värgi segamise asi tegelikult. Ja kõik korpused, mis ma toon, panen ma bussist selline aluste peale. Siia läheb 4 korpust peale, üksteise peale ja kui ma siis nii-öelda siit paranema tulen siis lihtsalt selle alla, eks ole, ja see 4 tükki kaenasse ja tuppa ja kogu lugu. Eks ole. Siis ma panen selle nii-öelda kile. Siia läheb ema autos võlemine, on tehtud see auto natuke suuremaks. Nii-öelda toimeb siia, see on siia poole. Siia läheb korpus peale. Siis ma panen üles lihtsalt talle nii-öelda lisalende, et oleks nii-öelda maandumise äri, eks ole. Ja on kogu.
sealtkaudu nüüd lendavad nagu teine pere. Ma nüüd nii-öelda paagutama neid koerimana emasid. 2 saamidad sisse, igasse vahesse. See lendab sinna poole, see lendab siia poole. Panen ühe meekere ja ühe, kus on natukene väljuvad haued koos mesilastega. Ja ema kupp läheb selle, lihtsalt siia kaaname vahele väljub. Ja ongi kogu lugu. Siin ta peaks viid teisi kohta või paned? Ma teen ühes kohas valmis, viin teise kohta, et muidu lendavad tagasi, eks ole. Et seda ma pole veel ise teinud nüüd, eks ole, nii-öelda katsetanud, aga see on aasta uus. Ettpoolt nina vaavanud. Ei vaadata, ma seal hakkan siit et siia selle päeval 28 ratsoti käige. Vesi on seal külmepõhjas ja see paganama äramuudub nii-öelda selle all, eks. Vesi on olnud, jah? Vesi on põhjas ja see on 40 liitrit vett, see hakkab tekitama auru, sootab vahe kukub, mine peale jookseb välja. See on küll ütlemata hea kesta poolt. Tavaline külasepp tegi seda asja kokku, keevitas ja ütleme kuskil 30-40 minutit, mitte rohkem koos täitmistega on ühe kasti selle sulatusaeg. See tulevad kohe siia sisse, kõik see töö käib nagu käsikäes, et ma ei tee ühte töö kohe, vaid mõelda sinna sorteerin järgi, puhastan, sulatan esimest korda vahaks, kui on seda esimest vaha piisavalt palju tekkinud juba, siis sulatan ka teistkooseks. Selleks on need tered vahelised tükkideks, läheb sinna katasse, kus on nüüd teine paha sees, tuleb majale ja põlgu peale ja on kõik külge panna või hoidesse panna ja siis siin värtab niimoodi. Oota, panen tööle ka. Nii palju Jumal liiguvad olemas, selle all käib läbi nüüd lihtsalt nii-öelda selle matiga suuta nii-öelda siit aga selle vahet läbi. Kaadu peab vallab, niimoodi järjest 5 tükki ja peaks olema maha hea. Augena vaatab ja pärast läheb see kaanetus läheb nii-öelda vuuri uuesti nagu sentrifuugi. Et need vene vuurid kannatavad ka nii-öelda sentrifuugida kaanetust. Põhjalaadid on, et selle vuurid on põhjalaadid allad. Sellised laadid on põhjas. Siia läheb lihtsalt jagad enam-vähem ühtlaselt taha, kui vuuri tööle läheb, siis ta sõidab siia vastu seina tänasti. Ja vuuritab ära, et eelmine aasta ma esimest korda vuuritasin seda kaanetust niimoodi, et ma panen taas selle kaanetuse kilekõtti ja mitte tilka mett ei tekkinud alla. Et ta oli tegelikult täiesti puhas. Teist teedanud. Voolikutega on kõik see asi ühendatud. Meepump on seal väike sinine asi seal nukas. See peaks olema mingi hapukoore pumping kliimatööstus sama. Ja sealt läheb ta sinna suurt valgesse pütsi, kus on nii-öelda väike filter vahel. See võik on selle filtri hoidja sinna sisse, kui ta mingid muud verereisamised midagi toimub. Sinna läheb kõik otse alla, kõik ja kogu. Töötavad selle suur talvõrk ja reguleerimine seal mingi imelik asi, et pole. Lasin panna uued mootorid, uued reduktorid ja uue automaatikakasti sinna. Et nüüd on programmeeritud vaik, eks ole, panen lihtsalt tööle, turmuudab ise kiirusi. 40 sükkel, ei 50 sükkel, sest selle ajaga ma jõudsin selle kaanetusega selle 50 käegi uuesti lahti saanud. Kuulus lõpetas, mina sain teise näidetud, eks ole. Aga nüüd peaks mul sellega, meil on kuskil poole tunni peale sükkel, ma saan selle asja ümber programmeerida. Et siis hakkab asi käepäev käima. Nüüd ta võtab esimese keeruse. 11 hertsi ja selle keerusega töötas nüüd ka esimest seda. Kui on kergemad käed, siis ma panen käsitsi. Siin on vasak pool, panen käsijuhtimise peale ja siis keeran sellest nupust. Nii palju siis kui vaja. Kaanetused nende puhul on ka, et siin on kiiremad tööle vahet, ja on panna kõik nii palju vaja. See on väga siin teha.
Siin tekib nagu, siia läheb vesi sisse, sinna teine palagas. Siis see vesi on nagu veesärk, see sulab siis nagu sinna sellesse kokku, sealt tõstan ta selitusmuusse, mis nüüd läheb sooja kassi sisse nii-öelda jahtuma. Et tuleks nagu lahasime hästi ilus kollane. Vasti ma nüüd tõstan. Ma tegin, ostsin Hänsimänist, ostsin 930 kari. Lasin oma külasepa hakka külge. Lasen alla, võtan suport ülesse. See on küll hea. Tõukan selle poole, osa maha ja Kotti tõsta. väga hinge. Põhimõtteliselt on see täis. Et siit saati ja selle joomust mööda on see ruum nagu vaksel täis. Vana selitusest rääkides, et ma siin eelnevalt selitasin nagu plasmasämberites, 10-liitrine plasmasämber. Aga ta on kõrge ja see üles ikka tekib nii-öelda see väike kuivam või see jahtumisparu tekkima. Olgu, et on sooja kastis. Siis lasin ühel teisel teemal teha sellised, ma võtsin umbes mõõdud, et ma tahan sellist nii-öelda kullakangelaatset vahasulastuskast, vahajahutuskast, eks ole. Nüüd ta siis tegi mulle hooste vabast, aga ta tead ei mõelnud kaaslasjaga ja jättis käepidemet tegemata. Et on mulle tõsta ka, et kui ma panen. Nüüd teeb mulle käepidemet ka, aga uluka tegi mulle nüüd rohkem, et need ilmselt kunagi on isegi müügis, et selline kast, aga see on väga kallis, et see on 550 krooni kuskil. Aga ta on, see mõttes puhas ostu vaba. Üks kord investeerida. Jah, minul endal on 4 kassi tuleb sellist, 4 seda. 4 nõus, aga siia läheb, ta tegi natuke liiga suure, et siia aesuslikult läks kuskil üle 20 kilo vaha sisse. Et natukene oleks võinud natuke väiksem olla. Kus sa siin raamid ja traadid siis siin samas ruumis? Ta on siin köög üles, see läheb sisse, siit saab panna vastavalt nii palju, kui sa tahad seda milligrammi panna muidu paned igasse vahesse ühe selle laaguse. See on loomade automaatsüstla. Aga väga hästi töötab. Ja kui selle gaasifiltritega kindlasti. See asendus on kindlasti vajalik. Süperkappe võtab väga hästi maha. Ja siis läheb, viimane läheb siis oktoobri lõpus, novembri alguses, sõltuvalt sellest, kuidas ilmad on, kuidas hauet on. Et siis läheb oblikapp sulkusirupi lahus selline kilgutamine peale, või läheb mingisugune keelatud asi, pipiin näiteks väga ideaalne asi, mida võib anna hästi mõjub. Aega ma tollega. See on hea, et võtab kaalust alla suvel kõvasti. See on hea kasutada. Esimese raamide pealt meenalt ajal see on nüüd selle jaoks suiha kurustada. Tähendab, mee muudetamise aegu võtan ma need nii-öelda suihakehed, sorteerin välja, panen kuhugi lakkumisele, nii-öelda kuskil sinna sara alla, las nad siis käivad ja kaklevad seal. Nad imevad selle meeselt välja ja suiha alles puhast. Kehedevad seda meest puhtaks. Siis traataega, talvel, kui on külmem natuke, traataega lükkan selle pealmise kihi maha sealt, kuni suihani välja. Siis murran ta väikeste tükkidena välja kuskil 2-3 senti, sellised jupid. See läheb kuivatuskappi siia. See on ta 3-4 ööd päeva kuskil seal 45 kraadi juures. Kuivab, siis ta läheb nii-öelda kilekotti, jääb ootama, kuna on tema ka tegelda. Et siis ta on kuiv, enam-vähem selline. Siis ta läheb sellest samast masinast, läheb läbi need 2 võlli, need pöölevad nii-öelda vastastikku, nagu hammaste vahelt. Lööb selle sööga läbi, ta koostab ka nii-öelda juppideks. Kott läheb alla, sinna sisse pärast tuulutan lihtsalt läbi ja on valmis suju olemas. Ma võin teile isegi proovida anda. Kilo. Tähendab, me on nagu laavad. Osatakse küll või? 400 ostakse väga hästi. Väga hästi. Kes see ostab või? Eks inimene ostab, eks ole, on inimene. Ikka. Nii kui üldiselt nagu me... Oleks Vene turg lahti, siis oleks meil nii minetud. Ma arvan küll. No eestlased on ka natuke targemaks saanud. No on läinud natuke paremaks asi, jah. Poest ostma, no ka selle sodi ostma. No nii. Natuke see lobib ja aitab. Ja see on turud siis läbi lähtud. See on nüüd nii-öelda... Kuivatatud. Natuke on siin peenikast mõju, aga see on väga asja juurde. Suur vahe on välja löödud. Võib maista ka. Langeb peal, eks ole, kui ta tõuseb, natuke tõuseb. Ja see on see lõun, mis ei mahtunud teile peale, eks ole, ma olen mahtunud juurde. See jah, ma ei mahtunud pakke, eks ole. Nüüd see läheb täna ülesse, kui täna jälle rohkem tuleb, siis see läheb
Ma äärsin on. see võiks ja nüüd ongi, et nüüd ma tegin tolle, et nüüd tuleb madalam, kui ta on madalam, siis ta ei tõmba seda praegu nii kergelt sisse. Kõrgemaga tõmbab praegu kergema sisse. Nüüd tulevad nii-öelda kullamängilavad asjad, et on hea ladustada. Oota, mis asi? Aga ta muidu kätte Kuidas sina söönud? Pahamaa, et tomatikastiga. Anna mapa. Jälle ei tea. See töötab 20 aastat vähemalt. Ilma tegelikult, et pullivärk, kõik võilikid asjad on puust. See on petkuse puhast, eks ole. Siit soonega peab selle nii-öelda tolmu ette sõela peale. Tolm kukub läbi ja suuremad tükid kukuvad, nii-öelda tulevad üle, mis ei lähe sinna alla. Ja siit puhub nüüd ventilaator ja siis puhub selle pahi minema, tolm kukub alla kasti. See on nagu selle peale. Kelle leevitab? See üks elva olemas tegi. Läks maksma üks metskits ja üks külamees tegi head samakat ja natuke seda ja oli kaup koos. See on vanameesele viljasorteerida. Hakkame vist kokku. Et sa võtsid meil sellises olukorras vastu, nagu ta oli, on ju. Ja suurimad tänud sulle selle meeldiva jutu eest, mis sa meile rääkisid. Kindlasti on see kasu. Üks vaatas ühe nurga, teise ja me leidsime siit ühte ja huvitavat siit ja sealt. Aitäh sulle selle eest. Ja anname sulle üle väikse seltsi poolt väikse meeldi ka. Aitäh veel korra. Aitäh. Ja Soomes 2 itaallast, aga noh, ma viin ära teise osakonda, nad tõusi ega minna. Ma ei krainidate ilusti, jah? Krain. Oleneb, mis kraini. Krainina too viga, et ta tekib sülenema. Ja me tegime kõigil on lendpere tehtud praegu. Siin on ütlema, all on lendpere, seal on 3 või 4 raami lähtesauet. Ja sinna on kuppantud ja üleval on vanaema. Vanaema peab nüüd lennamisi lendast ära alla. Mis sul seal vahepeal on, kas on see ema lõpp? Vahelis, jah. Ülejäänud meie korteris. Ei, siin on praegu vanaema, see on auet, kinisaue jäi siia praktiliselt. Ja sinna on alla sai nüüd tühja raamid pandud ja siia on pandud 3 seda lahtisauet ja ema või no kukuga mina. Ja nüüd kui all ära, nüüd mul on siuke kukk, ma ei tea, kus ta praegu on. Tõstan kilem all, selle tõstan kuki peale siia ja siis alt vaatan ära, kui ema muneb all, siis läheb korja alla ja ühendan ära siis. Ülemise võtan ära, jah, ja siis ma teen ka nii, panen siia nüüd 3. korpuse ja tõstan teistpidi ja siin on need klotsina, sama klotsina vahele siis, siit sama nüüd harjun lendama lava sisse. Siis lasen lennumesile see siit pealt ära, siis saab ema kätte, muidu siit ei hoiagi ema. Ei leia küljest, on võimatu. Emad on märgitud? Ei, mul on iga aasta uue ema. Mina ei märgistanud. Meil on 100% kõik iga aasta oleb ema vahetus. Vanaema oli läbi seda ära, jah? Jah.
suurt ei ole, kas see kasu pärast? Teistpidi ei saa. Sul on siis põhimõtteliselt Praegu on niimoodi, et nüüd kuskil jaanipäeval hakkan neid kokku ühendama. Siis me all on juba aue täis, see on praegu mett täis. Paar on tema all juba. Jah, siin ei, no praegu kuskil esimesel sünniga noorgu. Jaanipäeva kui ühendan, siis on tal kuskil 3 korpust, noorema mall munen, see on täis munen ja 3 korpus auet ja siis kui too hakkab kooruma, ja siis tahab juba kuskil suure vahele. Jah. Kui esimesel nüüd koorus, kuna millal ta munema hakkab see noore? No oleme kõik ilmast. Ma loodan, et kuskil 10-15. Nii et paari nädala pärast. Ja kuskil 15. hakkame Paar munema käib ära. Seda jahet mina või? See tõmbab ilmast. Praegu tegid vist. Ei, ma Lased ise ise vageldan ikka. Kogu aeg 4 aastat on tõu ema, aga nüüd üks mees läheb Sloveeniasse emast tooma ja seda tuleb Ukrainast lõgi võib-olla saanud Karpaatist. Ja nii palju, kui ma neid Karpaati emast on müünud, kõik kiidab. Talvitamine on ja Itaalise suhtes ei ole hea. Teate, ma olen 5-6 korda Itaalias kasvatanud ja on, aga tema haigustega vastuvõtlik, üks asi, ja see vargus. Tema meie võtmine on võimatu, kui ikka korjat ei ole, siis kella 6 hommikul tuleb, saab 5-6 peret ära teha, nii on juba farm. No suitsikule tuled, et nii juba farm lendab sulda kaasa. Katkusi maha võtad, õhud. Aga nende krainitega ei ole seda nurk. Kunagi meil oli see Kaukaasia andmärgimisi, no see on viljaus. Ei ole, ta vaikne, aga varas. No kevadel saadi nõrgematele peredele murtsid peale ja... Pead taskud kinni kogu aeg. Krain on ka hästi tööd. Ei, aga Kraini, aga see kogu aeg oleme ma sain nõukogude all tuli meil iga aasta, ja siin Eesti ka kui Sirka arvunat või neid seda Austrias seda karmika singerit. No seda suur, maa ja taeva vahe on selle Karpaatlasele. Üks mees ütles, et muid prantsi ma enam ei taha Harku järgi. Talvitamine oli neil viletsam ja ikka areng oli niivõrd vilets. Ei, see Austrias ja karmikas on. See on ideaalne. Enam ei ole meil, need sama karul, muidu alati kevadel oli seda puru täis aga nendel on puhastus põrand täis. Kõik tassiv välja. Jah, tassiv välja kõik see Karpaatlased. See on itaalne, mis Soomest ostati täna. Sul on penotaru? Ja see on see pikaveresse üks penni hingerlane tegi. Ta ise kodus kalas. Ja mina nüüd tahtsin hakkas tarust tootma, läksin malli võtma. Temal on 5 seina kasvu, aga natukene mõõdust välja. Temal ei ole, temal natuke käis niimoodi, et lendlaadust on siin, et saab katust põhjama kasutada ja nii. Aga ei tule midagi välja, ma lõikasin ikka augu sisse ja võtt alla. Kes on näksid? Innu. Siia veel lendab seda? Kõik. See lendab, katsu teistpidi, see lendab vanaema siit. Siin on kuskil 5 kinnist auet. Lahtine aue jääb mulle siia poole. Nüüd mulle seda kasti vahel puutu ei ole, ma kontrollin noore ema munemist ainult siit. Kuule Rõi, kuidas seda asja tegid? Ma seal pärast selle maja juures, tühja taru juures, võtan näidata kohe. Ega siin räägida ei saa ju. Nad kuulevad, ei tea, mis teevad. Siin on välkutele, see 11 raamine. Aga naabrid ei tülitse teiega? Ei ole probleemi olnud. Kas sul polegi naabrid? Kas mõõti peresi ka? Jah,
Praegu on siin 30 tükki tegime. Siin hakkas tuulitamine 5. juulist pihta. Ma olen kõige varem 10. mail tuulitanud. Mõni aasta jah. Aga siis lihtsalt peres palju võis jõu ära võtta. Nendes lama taruse 2 kasti oli päev, me oleme kõik kinni kanda, midagi panna, sulle panin kunstkäri. Ja see kui riigiga sinna võta katus maa, katus olev käri tõitud, see oli mett täis. Ja kõik kunstkäri, kõik oli üles ehitatud ja kõik oli valge, kõik kinni kantud. Aga mis see ümberringi, mis see korjad kannab? Siin all on jõeluht ja park. Jah, park. Ja parkist juulis enam... No me hoian põllumaanduskaudel, siin on ühistud, see vilja ei kasvata. Õnneks. Jaa, aga muidu taluniku rapsist nii kaugele viia kui ei, no muidugi, jah. Nii hakka juba kaanestama siin. No siin on kõik noor. Siin on ka nüüd mett täis. Joo, siit tuleb varsti ära võtta. Ema ärpaaru kinni kannatab, siit saab üks. No 3 raami auvõrt siit ülevalt saab jah, siis kuskil 6-7 raami. Aga ema on noh, kas ta ei pea olema 2, kui ta arenenud juba kuskil 20 raami või 18-20 raami. Niimoodi. Ja siis ma panen selle katuse siia maha. Pikalt ma näitas, meil on tehtud siukse kasti. Pool on magasa kokku löödud. Ja alla näeb 3 külge liistu. See on jääb nagu lennudast. Ja selle ma panen katuse peale. Ja siit tõstan siis äärte meeraami, teise äärte meeraami ja 4 või 5 kinnisauet koos vana emaga siia. Ja siis paar raami siis tühja panen talle. Nii. Selle poole nüüd kohe on tühja kerge täis. Kunstkerge? Noh, kui on üles ehitatud, siis üles võid ka kunstkerge panna. Niimoodi. Lahti see audne, mis mul au ei jääb, et jääb siia poole. Lasku ossa. No ilusti liistega kinni ja panen siis ükskõik, mul on siin igasugusi põhi. Viineer peale. Ja põhi peale. Ja seal on nüüd tühja raami või siis meeraami. Mingil juhul auet sinna pole jätta. Au jääb siia poole. Ja nüüd on siin vana ema siis kinnisaudmega 5 kinnisauet või 4 ja meeraamid ja nüüd ma tõstan ta siia peale. Nii, ema hakkab siit lendama. No siin, jah. 8 mindi. Siit ei tule läheb. Ta läheb siit vahele, eks ole? Jah. Nii, katsume nad teistpidi panna. Aga kus see siis noorem hakkab käima? Siia jääb lahti naue, siia on siis kuskil, noh, nii, kui teeme ära, siis vagendan ära, pane emad kasvama. Aga kes isi emast ei kasvata, kui on teile seal sülemi kupp? Kas ta ei pruugi kinni jääma? Ei pruugi. Kui alla jääb seal 1 või 2 kuppi, mis siis on? Ei, no seda peab kogu aeg siin kontrollima. Me panemegi niimoodi, algul ei panegi siia seda, noh, mingit kuppu. Ta teeb nagunii asema kuppe sinna. Ja kui ma teen ühe osakonna ära, kupi, ja panen ka emad kasvama. Ja nüüd siis 9. päeval lähen, suran selle läbi, lõhun kõik asemakupud ära ja siis on meil, ma peab toast tooma, mul on vene kupu albmetes. Raami kui võtab konkspetriga, meil on siis kohe, kui siin kasvatan, et seda osakondas on karbises, parmlases. Ja istutan sinna kärje külje peal, tõmbab konkspetriga pesa ja panen sinna küpse kupu, mis noh, paari päeva nüüd koorub. Ja siis mul enam siin lõhku midagi ei ole, ta enam 9 päeva mööda, tal enam ei ole nii vanu noori vastu, ta ei saa siia enam kuppu ehitada. Ja ongi kõik.
aga noh, see, kui minul seda võimalust ei ole, ma võtan lihtsalt selle, mis kupu ja panen siia siis. Jah, kupu, aga seda peab jälgima, et siia jääb üks, muidu võib süleneda. Üks ja siis panen... Ole üks kupp, jah? Jah. Kupp ja panen siis paar haudmaja juurde. Ei, lahti naua jääbki siia. See jääbki haud, mis siit üle jääb, haua kõik siia. Ei panne kinni. Siin on liistud vahel, see on raame täis. Sellega ühendust tal ei ole. Kas see vanad mesinad lähevad siis... Nüüd lennumesinad lendama siit ära. Siia. Nad siit ära lendama. Nagu korjad laeva, tuleb tagasi siia. See nüüd, kui on ka sülenemistung väike sees, kui on juba täitsa küpse kuhku, siis ta ei rahune nii lihtsalt maast, peab seda kontrollima ka. Aga kui on siukse lahtise kupu, siis kaob ära. Siit isegi tassitakse vahel lese välja. Lõhuva lese hauet ja tassi välja. Kui vaadata, et siin on lese vaklu välja veetud, ei ole hullu. Ja nüüd vanaemal ta kaotab lennu mesilase, kui ta sülenes tungi on. Ja temal on siin kinnine kooru haue, noore mesilas sünnib, ammesilas on, tal on pinda muneda ja seda, vaklade toitjad on, ammesilasi on. Aga nüüd siin all see lendpene toob, alati on see, kui on umbes täis, too on kõik mett täis. Aga siia või vahelaud vahele siis... Ei, mitte midagi pane vahele. Meil on kõik raame alt täis. 20 raami on väga huvitav, jah. Ja siis aga noorema ütleme, kui tuleb see tagant välja käima. Noorema hakkab ikka siit lendama. See on selle puhul, nagu meil raamat ütleb, vaat tema paneb see üles peale, aga meil raamat ütleb, et tehke pooleks, üks sinna laudva, aga tema paneb näiteks siia. Ja nüüd käibki siit ja teised käib ükskõik. Ma tean ühte Tartumaa mesiniku, temal on tehtud, nõukogudeaegse karused toorest lautust tehtud. Nad siin on praab igal pool sees. Ära kuivanud. Et temal on tehtud nii kindlalt, et läheb siia kinnine vahelaud. Suur lend hakkab sealt. Siia poole läheb kinnine vahelaud vahele. Nüüd tõstab sealt poolt siia vanaema siia taskusse. Ja kasutab sinna ema. Lendla poole. Nii, kui munema hakkab, kui ütles noorema munema hakkab, tema tõmbab vahelaua ära. Ütles, et ja paneb 2 kasti kohe magasinid peale. Aga et noor, öeldakse, et noor võidab, või noor jääb pelde, aga mul on kogemused, et ei ole. Kunagi sai korpustarudel, kuskil ta tuli, juuni keskel hakkas vaariga sõitsema ja tuli nii kõva korje peale. Ma mõtlesin, et lendpere noor ema juba munes kõik ja et nüüd uputab sinna mehe siis ära. Et mina ülevalt ei jõua ka neid emasid nii ruttu üles leida. Panin emalautus võre vahele, lasin seda aniisi lõhna üheks ja mis juhtus, alt noore ema enamus peiuti välja. Lihtsalt ma nägin enda peal kobara ümber, ema elus seal võtta kinni töötaga ja vana üleval jäi munema. Et too ei ole kindel. Ja nüüd, kui mul siin noorema hakkab munema, ega ta sinna poole munema ei lähe, sinna tuuakse nektarit täis, läheb ikka nüüd hausme kärgede peale, kus on haue on. Siin hakkab, kui noorema muneb, mul on kõik korras. Ja kui ta näiteks ei ole täis, kui pere väiksem, varem tehti ära, siis vana ema võib hakata siin üle sülenud, ta läheb sugemas. Siis siit ilma mesilist panen hauet alla. Ja siit panen jälle talle sinna muneda. Niimoodi vahetan. Kui visti tuleb katustestpidi peale, kas Ei, katustestpidi ta on natuke kõrgel, ta toetab selle peale, et kivi on peal ja tuul ära ei viini. Tühja raame panete kohe täis seda laulu. Ja see teine ots tühja täis või siit meie raame. Meil on ikka üleseitud pannu, aga võib kunstkerge ka pannu. Aga siis ütleme, kui see sülemikupp on, siis ainult tuleb üks ette, et teised võtavad ära. Oi. Aga mul on just, et igas ema kuppus ei ole ema see. Mis? Igas ema kuppus ei ole ema alati see. Ühe jätad siis veel ilma emata ka jääda või? 2 jätad siis läheb üle. Siis läheb üle. Aga ühe jahla... Asi on selles nüüd välja valima. Siin on selle tarul tollesse suhtes on siin mugavam. Et peaks nagu kontrollid, ei mune veel noorem. Aga nüüd võib-olla ta on paar aastat enne otsa saanud, kust kurab otsa saanud. Siit paned hauet alla, kui siia ilmuv asema kupud tead noorema kadunud. Ja siis lihtsalt olen jätnud ka, et selle ema. Eelmise aasta ema tead, märkmikul kõik kirjal jätas tolle ei hakka. Või on siis kuskilt võtta kohe, panete paarune ema. Tähendab, küsiksin. Mul on seni lugu, et... Raamide korpus
teine tühi. Ja nüüd üleval tõstan sealt, raputan kohe mesilis ära ja panen siia sööta talle ja lahtist aur. Ja lennumesilis lendab kõik siin. Ja siis pärast tõstame uue põhja peale üles vanaema. Vanaema. Iga kord võib nii teha, et sa ei näe, ei leia teda üles. Ei, vakus algul ma üldse ei otsigi, aga nüüd praegu Lamatarule, siin kui ma nüüd siia tõstan, siin ma pean ema üles otsima. Ma ei ole kahel korral vaadanud, kui ma korral ei leida. Auet on tugevasti sees. See on ikka suur töö, see ema otsime. Ei, kahekesi me vaatame siis ühelt poolt tõstad üles ja juba kui üles tõstad, kui raame vähemus on, siis juba külge, kui tõmbad raame ära, vaatad taha mõni. Kõige parem on teha, kui on nagu praegu korri ilma on. Jah, mesilas on tööl, neid karumesilas on vähem. Ja kust seda kõige loogilisem leida on niisugust ei no siis ei saa, aga siis ja nüüd ta lendab siit. Pärast käib lend nii tugev see. Suveks ka jätta on ju? Võib suveks ka jätta niimoodi suvel? No terve suvi nii. Ja sinna teise poole paneb täismaga siin uuesti? Pärast läheb teine kast üldse kõrval. Ma saan aru, kui enam istu alla on siin mõnemi jäänud. Sinna siia nii vahelaud ja vahelaual on istu ja kui matka ja sina jääb õhuvahe. Nii, ja nüüd kuskil me paneme 9 raami peale. Ja siin on täpselt niisama. 9 raami ja siin on siis sööda andel. Siin kui matti jõegi, suure matti tõstame, kahekesi läheme. Üks naisterahvas tõstab mul matti üles ja ma kalla kohe neile siirub üle. Mille siis see söödanu on, mis materjal? Tastamber, jah? Ja üle sisse, jah? Ja 9 liitrit panen sinna, nii et 40 kammi tuon 4 perele. 3 korda annan niimoodi. Aga siin on nüüd, kui pesa ära tehtud, siis võib ka kohe sisse seda ämbri panna. Täis. Ja nüüd on vahelauas see ämbri. Ja peotäis põhku sisse ja kallad sisse. Ükski esimene nüüd kohe mitte midagi. Ja sinna või paberi ja üks umbes mürki, üks sukilusika täis. See on sama, see mis on Rotax 343, mis on. Ja see roosa. Nii, roosa jah, tuukaara ülbet. Üles, jah? Ei, mati peale. Nii, ja nüüd iga nädal sügisel peab käima, tõsta katus üles, vaatad mürk on alles korras. Mürk läinud, raputad jälle see umbes sukilusika teie. Ja ta kuskil jõuluni või niimoodi siis jääb ära, jääb mürk seisma. Ja ei ole mingit probleemi. Muidu mati, puru, kõik tehtud ju. Vara ära või lumi maha ja nii kohe nagu et ta ei saa jaguda. See kapra on võrk. No 4 korda, mis ta on, ma tean. Ei, kas mõelda. Kui see kohane oli see? Kas siis leiab siin midagi ei leia? Ta on kohe, kui on tabanud kõvasti, siis on puhane nime. Ja siis on minel 2 tükki kohe võtnud. Nii, kutu kõvastame. Aga mina ei ole kuskil nii. See 2 ämbrit vett peab siin alla. 20 liitrit ja siis on vann. Vann on kaldu. Ja kastis on auk sees, sealt tuleb see, toru välja. Ja siin on siis lihtsalt pott all ja näeb peale ja mis ta läheb siin. Tule alla teed kuskil poole teise tunni pärast lähtu 20 liitrit keema ja muidugi truup on õhukene, me teeme nii 2 täit päeval, 2-3 täit. Ja tule soga nüüd siis panen vanni ja pärast panen rõitu soga sinna võrkkasti. Auru siis tuli ja ta kuumakall ja nõrgub ära. Vaha tuleb kuskil ja 95-100% see on vaha.
sulab ta vaha alla ja tuleb kalb vanni peale ja sealt siis turus joosib välja. kõik see rämpsuga, mis... Ei, rämpse põlgus. Need, kui tuleb ära joos, enam vaha, näed, siin ei tilgu, ei põlema, hakkab algu just solima kohe. Siis siit kind on käes, võtta kaane maha, uksed mõlemad lahti, aur läheb sisse. Ja siis natuke raputad ja plaadid raami. Pärast puhastad ära ja abikaasa mul siin kraab puhtas kohe ja pärast pingutad naaskega ära ja mis läheb katki, vahetad ümber ja läheb samad raamid. Selle meeldiva jutu eest peab tänama. Jah, aitäh. Ja selle annab väikse meene Põltsamaa Mesinike Seltsi poolt. Aitäh. Ja aitäh.